Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kinnisvarasõbrad, esmaspäev on käes ja täna on selline tore esmaspäev, et me pole kunagi teinud sellist esmaspäeva nagu täna Raineriga. Tere, Rainer! Tere ja tere, koer! et Matilda on tema nimi ja Matilda palus, kuna ta ei ole võib-olla intervjuusid palju andnud, palus ennast tutvustada minul. Et Matildaga me töötame nimelt koos ühes kontoris ja Matilda on koer, kes siis võitleb või mitte ei võitle, aga proovib kõigile vaatajad selgeks teha, et ei ole halb võtta üürnikuks ka koera. Koos võib-olla peremehega või perenaisega. Et siis Matilda proovibki meile seletada tänases saates lühidalt ära, et kui tore on omada üürisuhet, kus üürile andja, üürile võtja on koer. Või koos. Ja, just. Ja, ma võib-olla teemegi niimoodi, et mina, kuna võib-olla kuna me oleme ühes kontoris, siis ma enam-vähem vaatan siiras silmavaates, saan aru, mida vastata nende küsimustele. Minul on ka koerad ja ma nagu tean ka nagu seda koera köögi poolt natukene. Et ma ise tegelikult mõtlen, aga ma küsin sinu käest, sina küsin koera käest siis seda. Matilda kuuleb ja siis kui oleme ka varem arutanud, et näiteks selge on see, et ütleme koerapidaja jaoks on ju kõige parem pind ikkagi, või koera jaoks on ikkagi maja, kus on hoov ja saad joosta ja värki-särki. Aga korter, ütleme, kas korteri sisekujundus peaks ka olema mingid eri ärasusi, et mis oleks just koerale nagu siuke mugavam või oma tuba ju talle vaja ei ole, koer tahab ikkagi inimese lähedal olla. Mis see küsimus, sa küsid nagu, minagi ei oska vastata vähe, Matilda, küsi lihtsaid küsimusi. Kumb on parem, kas pasteet või suitsuvorst? Matildale maitseb juust. Ta eelistab juustu. Aga ütleme, kui sa oled ikkagi koeraga, siis ega tegelikult ei ole ju vahet ju mitmendal korrusel sa elad või ma mõtlen, kui sa nagu koeraga tahad üürida või tahad endale koera võtta, aga sa koera pärast pead hakkama siis näiteks, ütleme, uut pinda otsima, kui sa elad näiteks 5. korrusel. Naabrid hakkavad kurjustama, kui sa koera küüneklõbilatega seal edasi-tagasi trepipööda kõnnid. Kõigepealt ütlen, Matilda elab esimesel. Jah. Nii, aga tööl käib 6. minuga koos. Lift on ja pole keeruline, kuna liftiga maja. Meil on, meie majas on 3 lifti. Ja ühes liftis koeraga ei või sõita. Miks? Diskrimineerimine, Matilda öelda. Ja väga lihtne, aga ilmselt võib olla allergia. Kellegi võib olla. Et seal on nagu see, et või see märgistus on kohe küljes või? Lifti peal on silt, et koer ei tohi olla, jah. Okei. Ja koera omanikud ka. Äkki on koera karvad on sul. Ei ole sellist silti, jah, et see on huvitav, et Matildaga kooskõlas. Matilda tahaks, et ka koera omaniku pilt oleks seal maad oleks palunud küll. Aga see korrustasi on muidugi, et koer tahab ju võib-olla, ütleme, talle meeldib väljas vetsus käia. Et siis peaks selle nagu tingimusega arvestama. Ja ma seda mõtlengi, et kui ütleme valida endale kas siis uut kodu või uut sellist elamispinda, kui sa ikkagi lemmikloomaga lähed, et ikkagi, park võiks ju olla lähedal ju. Matilda, kuule, park võiks olla lähedal, nooguta, kui park võiks lähedal olla. Vastus, ta lihtne, park võiks olla lähedal. Park võiks olla lähedal. Jah. Või just kaugel, siis saab samme kaugemale. Matilda, kas park võiks olla kaugel? Ei ole ta ei ole vastu. Matilda on nagu nõus. Mina olen alati koera poolt ja mina olen nagu selles mõttes koerte usku, et mina arvan, et üürile andja poole pealt on palju parem kui üürilisel koer kui kass. Et küsi, et kumba Matilda sina eelistab, kas koera või kassi? Meil on diskrimineerimissaade, me seda teeme, et me vahele, see on nagu see lasse jääda. Aga selles mõttes, et pigem on nagu küsimus, et mis need, et täiesti aru saamata on, mis siis üürileandjaid siis võiks nagu häirida,
et mina olen kuulnud, et häirib, eks ju, et näiteks rikutakse ära mööblit. Ja närib, eks ole, teeb. See on ikkagi noor koer. Minul oli ka ju, kui koer oli noor, siis ma tõstsin järjest asju kuskile lae lähedale, et ta vähem näriks ja pärast mõtlesin, et lihtsam on koer lakke tõmmata, kui asju lakke panna. Ei no nii, ikkagi Matilda esindab nagu nii vanu kui noori koeri. Vanu ja selles mõttes nagu muretsema. Okei, aga no seal ei ole nagu, sa ei saa võid olla nagu hästi kasvatatud koer, nagu meie saatekülaline, eks ole. Vaata, nagu aga kui väga rahulik, aga kui on nagu halvasti kasvatatud, kes näiteks haugub iga asja peale ja kui näiteks naaberkorteril on samasugune koer, kes ka haugub iga asja peale, siis üle majas on kannatajad. Vaat see on võib-olla päris. Üks hakkab haukuma, siis hakkab teine ka. Ma on näiteks küla vahel on ju, kui üks talukoer hakkab haukuma, siis teised hakkavad ka pärast terve küla haugub. Aga siin ongi nagu, kui jällegi võtta nagu Matilda seisupuhust arvesse, eks ole, et tema näiteks on väga rahulik, päev otsa on vaikne ja võib-olla öösel ka, ma seda ei tea. Aga et nagu inimesed, ma tean ka näiteks inimesi, kes elavad mõnes korterelamus ja neil on pidu kogu aeg. See on sama halb kui see koer, kes siis nagu haugub kogu aeg. Et sa ei saa nagu, et kõik, ega siis Matilda pole süüdi, et mõned koerad hauguvad. Ja. Ehk siis võib-olla peaks siis kuidagi eristama neid. Ei ongi. Ja mina tegelikult, ma küsin nüüd sinu käest, mitte koera käest. Üürilised, ütleme üürileandjad, miks päris paljud ei taha koeraga? Mina nagu sellest aru ei saa. Minu arust on koer nagu okei. Okei, ta närib asju. Närib, haugub ja siis nagu lõhub nii-öelda korteri ära. Nagu et ukse need ja. Hirmus mure on sellepärast, aga tegelikult on selle üks viimane, ma see on kindlustus, Matilda. Ja, siis see on viimane, ta tuleb juba sülle. Ei, aga see tule siia poole. Jah, siin onul on veel. Et ega, see ongi nagu, ega ainukene asi, mis on, pluss allergia, et mul tuleb järgmine üürnik, et sellel on allergia. Ja selle teema nagu, vaat ei tea, et see, mis see siis, see oli sul õigustatud küsimus, et koera omanik, kelle küljes on koerakarvad, et ma ei ole allergiaspetsialist, aga see vist ikkagi väga kaua see allergia nagu ei püsi. Et ta on ikkagi väga lähedal. Ehk siis, kui see koer sul välja kolib, siis allergia kolib ka välja. No jah, teed pesud seljad ära äkki või? No kuidagi nii, aga ma olen kuulnud jah seda, et nad õhuvad parköldi. Ja üks on allergia, aga koeral on ka hea energia, energeetika, kus see läheb ka ära. Kas läheb nagu pluss, et just, et tahaks koeraga, nagu koeraga üürnikku, et siis nagu käid nagu koeraga puhastamas, et tervendaja koer, teraapiline. Jah. Äge. Ma ei tea, mina alati koerte vaata mütsiks näoga. Ei, aga tegelikult meie ju ütleme, asi on nüüd Matilda palunud meid saatesse, et kiita nagu, et see päris argument, et sa räägid, et energeetiline, siis see koera energia, et see on nii hea, et selle kord, ma ei tea, kas on Matilda. Ja tegelikult mina nagu vaatan nagu sellega, et kui sa näed, et inimene, kes ikkagi hoolib loomast, et ta on nagu normaalne inimene ka. Aga see on küll argument, et see, kes suudab nagu loom olida, aga võib-olla siis peakski üürilande küsima, et kaua sul see koer on olnud, et vaata kõigil on, istu nüüd palun. Ma viisakas on istu. Ta tahab trikkida, istu, ei trikki ei ole praegu. Ja, et seal, pärast teed. Et selles mõttes, et võib-olla üks oluline asi, mis üürilande peaks küsima, et kaua sul see koer olnud, et väga paljudel võib olla see, et kunagi lapsena vaata, et emme, ma tahan koera ja siis paari kuu pärast on emme käib koeraga jalutamas ja püssile igal pool ja koera tehakse heal juhul pai, on ju. Et see on võib-olla see küsimus, mis siis peaks nagu küsima. Et mitte, sa ei saa võtta niimoodi, et mida inimesed nagu teevad, et näiteks mingi rahvus, ütleme, mingist rahvusest inimesed on kõik halvad või siis mingisugused loomad on kõik halvad või kõik noored on halvad või kõik vanad on halvad või kõik üksikisad on halvad või kõik üksikemad on halvad või kõik perekonnad on halvad või 5-lapselised pered halvad, et mis on see, et tuleks personaalsemalt läheneda, sest üürisuhe on ju suhe. Ja suhe koeraga ka, et kuidas see koer see on, et kas ta just võeti, kas sa juba tunned oma koera, et minu kogemus koertega on olnud see, et üürileandja või üürivõtja ütleb, et näed, et minul on selline koer ja tema on niimoodi käitub ja on niimoodi kasvatatud. Ta teab nagu sellest asjast rohkem, ta on mul juba 5 aastat olnud ja see on nagu hoopis teine tase.
aga lähme korra selle tema juurde tagasi, et kui ütleme üks üüriline, kui küsida üürilise käest, miks sa ei taha koeraga üürnikku, mis need siis põhiasjad ongi see haukumine, ärimine, lõhub. Aga see on ju sul lõhub ja augub. Lepingus, haukumisse lepingusse, selle võid ka panna. Aga lõhkumine on ju lepingus kirjas, et sa saad ju uue kapi jala ära lõhuda. No aga sa ikka ei taha ju tegeleda sellega, et ei, no seda küll. See on nagu, et ikkagi soovitus koertele, et nad oma omanikele teeksid selgeks, head koerad on ja kuidagi nagu, et see tuleb nagu lahti kirjeldada selles mõttes see koer. Ehk siis, kui sa ikkagi tahad endale üürida, siis koeraga oled, siis näita koer ette, selline koer on, ta ei lõhu. Pilte, targemad inimesed saadavad koera pildi näiteks või lühitutvustus, kus ja siis saab veel näri ja eraldi kindlustus. On olemas. Saab kindlustada, saab nüüd niisuguse olukorda. Koera närimise kindlustus. Ei, sa arvestab seda kindlustuses seda aspekti, et seal on koer. Näiteks sa süürid välja, sa saad niimoodi mitu viisi on, kuidas kindlustada. Ja siis kaob ka nagu nii-öelda see risk ära. Ja siis sa võid ka tuua välja, et näed, et kui sa juba suudad kellegi eest, nagu põhiline, et ma olen pikalt juba selle koera eest hoolitsenud, eks ole, et näiteks, et Matilda eest, ma muidugi ei tea, Matilda, kui vana sa oled? Matilda ei ole väga vana vist. Aga selles mõttes, et ma ei tea, mitu korda noogutab, sa ma teada, kui vana on. Kui ma ei tea, mingi näed, vaata, 4 aastane Matilda ütles. Ta on 4 aastat, see on juba, vaata, istub korralik, mitte ei paha, ei tee midagi. Et see nagu. Aga ütleme niimoodi, et kui sa oled ikkagi üürileandja ja üürnik tuleb koeraga, kes tõesti iga päevast päeva haugub, häirib naabreid, nagu päriselt ka, kui kiiresti siis ütleme, sa ikkagi siis ju lõpetad ju lepingu. See on ikkagi tavaliselt lepingu lahtiütlemise nagu lauslid, eks ole, ja ette teatamise aeg ja need. 3 kuud haugub ju edasi. Jaa, et vaat nüüd lepingu õigused, et koer ei tohi aukuda paned lepingusse. Et kui koer augub, siis on leppetrahv. Leppetrahvil on ka omad piiril, eks ju, et 10%, et iga kord saad leppetrahvi nõuda ja see käib. Ei, aga siis hakkad ukse taga käima kuulamas, et kuidas see esimene haukumine tuleb, et sa saaks kuulamine ja rappi ja kuulase. Peab mingi sageduse ka veel. Või detsibeli. Ma arvan, me lähme nüüd väga sügavale, et ma arvan, et see, et kui ta kogu aeg haugub, et muidugi ega tegelikult koerad hauguvad, kui ta hästi kasvatagi koer, siis kuna koer haugub asja eest, põhjusega, kas ta tahab vetsu, ära viimase. Et siis ikkagi nagu lähtud nagu nii-öelda peremehest või perenaisest, et see, kes on koera, siis kel on koer, ja et kelle koer on endale võtnud, eks ju. Et kas sa vaatad, kui ta on selline virk inimene, et kui koer augatab, kas või see kohe vetsu või mis see koer tahab või koer kassi kohe, järgi, et nagu niimoodi. Aha, järgmine teema, et sa oled koeraga üürnik, siis peaksid küsima, et ega siin kõrvalkorterites kassi ei ole. Vältida tulevasi konflikte. Teisest küljest jällegi nagu ega ma ei ole nähtud, et nad on omavahel sõbrad. Et koer ja kassid võivad ju sõbrad olla. Jah. See on nagu oma selline, ma ei muretseks, jah. Oota, kas me saame kuidagi need põhjused kokku, et meil oleks vaja, nagu meil ei ole mitte põhjust, et miks mitte võtta, vaid miks just nimelt tuleks eelistada koeraga, et näete selline koer siin, tema küll otsi, temal on kodu olemas. Aga ütleme tema sõbrad, kes on otsimas siis endale kodu, sest et ega põhjused on, miks me peaks eelistama ilma koerata, ilma, et üürnikuks, kus ei ole koera seltskonnas. Et me peaksime eelistama just nimelt nendele koeraga. Et mis need eelised on? Mina näiteks enda objektidel mitte kunagi pole nagu mõelnud, et ei tohiks olla koeraga inimene või ma ei ole nagu sellest aru saanud. Aga äkki tõesti koeraga inimene, ta on ikkagi vastutab võib-olla rohkem. Just, et koeraga, kui sa tead, et ta on pikalt olnud koeraga, ta on suutnud elus hoida 4 aastat. Ja ei pole ära andnud kuskile. Need koerasid saab, kellegile ei ole kodust ära ajanud. Ja ta on vastupidi, eks ju, näed on korralik, nii see on üks asi, on suutnud elus olla. Koer on minema jookst. Ja koer pole, et väga hea inimene, et vähe sellest, et ta pole koer ära ajanud, koer pole ka ära läinud. Ja siis mis see 3. põhjus võiks olla? Kolmas on ikkagi see, et ma arvan, et
vahet ei ole, kas oled üksi või kaksi või nagu selles mõttes, koer on see sinu teine pool, et kahekesi on ikkagi. Ei, mis üürileandjal sellest? Ei, ma mõtlen ka üürileandjale nagu selles mõttes ikkagi äkki inimene tahab vähem kolida, kui ta just see, kusjuures see kolmas põhjus ongi see, et kuna täna ikkagi kahjuks väga paljud üürileandjad suhtuvad erinevatel põhjustel vaenulikult koerdest üürikutesse, et kui sa nüüd ühe korra oled selle koeraga üürilise võtnud ja ilusasti tausta ära uurinud, ta jääb sulle pikemaks. Sest koer harjub ära, koer tahab olla seal seda ühte kohta valvata ja koerte eluiga on ju pikk. Ja kui üüriline ise peaks ära minema, koer tuleb ikka tagasi. Ja kui just. Et see on nagu see igavene rahavoog, koer on rahavoo. Soove tööle, koer tuleb seal tööle. Ehk siis rahavoo tagatis, oled sa nõus? Vaata, ta muidu hästi rahulikult istus ja kui ma ütlesin sõna, ma ei tea, ma tegelikult tean raha, koeral kohe kõrv tõusis niimoodi, uskumatu raha peal, et võib-olla, kui sul on näiteks, võib-olla me saamegi eraldi nüüd veel lisasaate teema teha, et kui kellegi on raha kahunud, ja just, et siis meil on koer, kes nagu leiab raha üles, raha ja siis kõrvad lendivad. Raha! Vaata, uskumatu lugu nagu. Kuule, ma ei tea, me vist oleme kogu info välja saanud. Iva sisse suvel otsima raha. Jah, me oleme info kätte saanud, aitäh, Matilda. Anna juustu nüüd. Ei, mul ei ole. Sa saia ei taha, ta on väga valikus juures. On jah? Jah. Ma vaata su raha anda, sularaha anda. No mis ta teeb? Proovi korra sularahaga. Vaata nüüd. 50. Vaata, mis koer teeb. Vaata, kus kõrjad lätsa. Kohe sa sitma, kohe priis. Pane saade kähku kinni, koer kohe enda tasku tõmbab lõhki või. Ütle vaatamas ma, jah? No näed, vaata, nüüd sa on täiega huvi võitnud nagu. Ja ta on nii tark, et ta teab, et selles saab juustu. Me mängime siin koeraga edasi, aga tegelikult kohtume. Mis see teisvad päevad? Siis on meil uued külalised. Kas sabaga või sabata, eks see näha ole? Tead aega? Head aeg. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.